Tervist, head televaatajad. Tere Madis ka. Tere Andro. 2 keskealist keskerakondlast. Jah, kes on kuskil maailmavaateliselt, kus ta on keskel. Aga keskel on hea olla, sellepärast esimesed... Tsentristlikud. Et esimesed, kuidas on, heidetakse ja tagumised tapetakse. Keskmised koju tulevad. Et niimoodi on vanarahva tarkus. Ma tahtsin midagi küsida sinu käest, et saadet nagu alustada, aga ausalt öeldes, nii kui sa selle eetri käima panid, et nii läks nagu pea tühjaks niimoodi. Aga ma küsin siis niipidi, et mis sa siis tegema hakkad? Mis sa siis tegema hakkad, kui me Tartus võimu kätte saame Keskerakonnale? No just praegu kiirustasin loengust siia stuudiosse ja korduvalt põrkasin kokku maa peal asetsevate tahkete kehadega, nimelt siis need samad varemgi jutuks olnud lamavapolitseinikud, mida ma tõesti ei mõista, miks need linnaruumis peab olema. Mitte, et ma oleks kihutanud, aga lihtsalt nende ees pidurdamine, seejärel kiirendamine, ühelt poolt kuluvad piduriklotsid, tekib saaste, eks ole, läbi selle klotsitolmu, teisipidi jälle kiirendamine, mis selle kulutab kütust ja tekitab saastet kütuse põlemisest, ehk et rumalus, mõttetus, see on üks asi. Aga neid muutujaid oleks kindlasti veel. Üks asi on kindlasti tasuta parkimine küll või vähemalt parkimise odavamaks muutmine, sest et kui üks ainepunkt ülikoolis täna maksab Arheoloogia ajaloo instituudis 55 €, siis nüüd ma olen käinud 2,5 nädalat umbes kesklinnas parkinud autot ja mulle juba operaator saatis hoiatussõnum eile, et teie kuulimiit hakkab täis saama ja siis kuu parkimis mingisugune eelarve või kulu on juba praeguseks pea 60-70 €. Et sa kujutad ette, et ma vist eelmine kord ka selle sama imestust juba natukene mainisin, et lihtsalt need on pööraselt korrelatsioonist väljas asjad. Et kõrgharidus ülikoolis, ainepunkt versus mingisugune parkimiskoht, eks ole, kesklinnas. Ja aga täiesti ja palju see ametnik või see töötaja maksab palgakulu, kõik need, eks ole, brutopalgakulu, pöörane. Nii, kuule, kuskilt ma lugesin, et Täna saatsin mina selle tabeli sulle. Täna saatsid mulle, et siin on riigieelarve tulud on 16 miljardit, kulud on vist siis 19 miljardit. Nii vist 3 miljardit on kulutavad rohkem siis, kui tulusid. Ja negatiivne on. Meil on ju ilmselgelt selle üle see jauram käibki praegu. Vaata niimoodi ettevõtted küll majandades saaks, siis see läheks kohe pankrotti. Üldiselt küll, jah. Et oma kapital on miinuses juba. Nii, okei. Aga vaata, mina ikka mõtlesin nagu seda, et trahvidest ja muudest karistustest ja riigilõivudest ja mis siin on toetused, et nendest tuleb nagu rohkem riigile tulu. Aga tuleb välja, et 2025 riigieelarves, et kui riigieelarve maht on, ütleme siis miljonites, 16 000 miljonit, nii, siis trahve tuleb ainult 37,9 miljonit, ehk siis mingisugune 0,00, ma isegi ei hakka välja arvutama, 0%. See on mõttetu. See on mõttetu summa, täpselt nii. Nagu nüüd ka tuli uudis täna, et suhkrumaks siiski tühistatakse, eks. Tuletame meelde, head vaatajad ka, et kui palju trianglit, kui palju närvikulu, kui palju nagu ütleme ka sellist negatiivset emotsiooni, mis natukene vähendab inimeste eluiga, nii kaudses mõttes, et kui palju närve söövaid hetki, sikutid ja kõik suutsid selle jutuga, kuidas ikka suhkur tapab ja on kahjulik ja meil on rahva tervisest nii mure, et me peame selle maksu kehtestama, tegelikult taanduks siia samma, et loidus kuubis. Siis mingisugune, ma saan aru, muu majandustegevus, kuigi hästi vähe tuleb seda majandustegevust, mõtle, nii palju trianglit on nagu... nagu kõikide maksude ümber käib. Aga tegelikult peaks, kui majandust teha, siis peaks ikka tegema niimoodi, et tuleb. Nii, aga siin on keskkonnatasud, mis on ka nagu üllatavalt 121,7 miljonit ainult. Aga kui palju on nagu, vaata, halva tegemist, ütleme seal Viru keemiagrupile ja Eesti Energiale endale ja üldse igast kaevandustele, asjadele, ja ka närvipinget ja bürokraatiat nagu selle asjaga on. Ja koguda kokku kõige selle kisa taustal on 121 miljonit. Minu selline teooria on natukene selline, et pigem nüüd ju just nimelt need see rohevärk vaata. Aga maavarade kaevandamistasud jälle tõusevad, eks, et muide jälle siin natukene saan majaehituse juurde minna tagasi põgusa vaatega, et kui möödunud aasta samal ajal killustikukoorem üks suur vannitäis, eks ole, seal paarkümmend tonni maksis, ütleme 400 €, siis täna mulle toodi üks vannitäis juba 450 € ja see oli juba nii-öelda ka hea hind. Et võt, kus hinnad tõusevad, eks. Et kütuseaktsiis on samas, olnud sama küll, aga et kütuse hind on langenud, et justkui nagu võiks selle koorma tuua nagu soodsamalt, aga lihtsalt tänu sellele, et juba on ka tõstetud kaevandamiskarjääridele nii-öelda selle vara väljaviimise hinda, et siis nüüd siit tuleb veel lisa.
ja riigilõivud firmade asutamisel ja kõik see jama nagu kohtute riigilõivud, et see näiteks tegelikult tavalise inimesena õigust, noh, ma õiglusest ma üldse rääga, õigust jalule panna, ma olen ka ise teeneline kohtus isegi käia. Kas mitte jalule panna, aga sa lähed vähemalt üritada nagu, et ma võin küll öelda, et mina ajakirjanikuga käisin kohtus, võitsin teda, aga see läks mulle maksma 12 000, noh osaliselt võitsin, seetõttu ma pean maksma 12 000 eurot. Seal on advokaadikulud ka sees, aga ütleme, kõige esimene barjäär ongi tegelikult see riigilõiv, kus sa ikkagi mõnedel juhtul maksad 1000-2000 kuna mul oli kahju nõue, siis sellest lähtuvalt ju rehkendatakse protsent, no muidugi, noh ja see oli ikka päris õudne. Aga riik kogub kokku ainult mingisugune 90 miljonit. No see on jälle null. No teisipidi jälle, no okei, kohtud eelnevad menetlusse võtmis ka hindavad seda hagi ja ei pruugi alati võtta, aga ütleme jälle, kui seal seda riigilõivu üldse ei ole, siis kohtud ainult saavadki neid taotlusi nii-öelda kohtulahendite algatamiseks, et võib-olla mõneti seal ikka väike normatiiv peab olema, et muidu igaüks tulebki, et kuule, sa vaatasid mulle halvasti otsa, anna milku. Mul on parem. Ja õiglasem, kuigi see on hästi karm ja võib-olla kuulub nagu keskaega, mõni ütleb niimoodi. Aga minule keskaeg jälle meeldib. Jällegi, ma ütlen, vaata, mina käisin ükskord kohtus ühe inimesega. No mitte mina ei käinud, vaid minu esindatav firma Tartu Hoiu-laenuühistu käis kohtus. Ja tegelikult see kohtu asi oli välja imetud nagu kuskilt välja imetud. Ja varatu inimene kaebas kohtusse, tal tegelikult mingisugust õigust ei olnud, aga sattus väga imelik kohtunik siukene, noh, ma ei tea, kas ta 20. eluaastates oli, et tundub, et kohtuniku pinki kohe pärast keskkooli nagu läinud ja ülikooli, pärast ülikooli kohtuniku pinki läinud. Ja noh, kuna ma ise arvan nagu seda, et nagu vene nimega oli nagu see inimene, kellega sai nagu vaieldud, et kohtunik kuidagi vaatas, et noh, kuidagi naiste rahvas ja noor inimene ja kuidagi võib-olla nagu woke ideedest nagu kuidagi haaratud. Ja ilmselt vaatasid, tehakse väikesele venelasele nagu liiga suure finantskorporatsiooni poolt. No ma nüüd natuke niimoodi sarkastiliselt ütlen seda asja. Ja kuidagi hakkas nagu sisse andma ühistule nagu kogu aeg, kuigi seadusega see nagu kokku ei läinud üldse niimoodi. Ja see asi läkski nagu sinna, et ma olin juba arvestanud, et tegelikult esimeses kohtuastmes me kaotame, sellepärast, et see kohtuniku suhtumine oli niivõrd jabur ja niivõrd seadust mööda minev. Ja ma teadsin, et 90% tõenäosusega põhimõtteliselt järgmises kohtuastmes saame võidu. Aga vaata seda teist poolt rahastas üks advokaadibüroo, kes oligi õngitsejast. Teatud advokaadibürood tegelevad õngitsemisega ka, et algatavadki mõttetud kohtuasju maksejõuetute inimestega. Loodavad raha teenida. Ja vaata, ma läksingi nagu kompromissini ühistu esindajana nagu sellega, sellepärast, et kompromiss tuli mul odavam, sest isegi kui ma oleks võitnud järgmises kohtuastmes. Mul ei oleks kellegi sisse nõuda olnud, et oma advokaadikulusid ja üldse kohtukulusid. Ja ma läksingi. Ja siis ma mõtlesin väga sügavalt järgi ja ise konsulteerisin oma advokaadiga ja ma päris reaalselt, võib-olla advokaat pidas seda kuidagi naljaks või et ma naljaga poolest küsin. Aga ma küsisin, et kas nagu teise poole, ütleme, neerusid saab pantida. Sest ausalt, mina teeks ettepaneku, ma riigilõivu kaotaks ära, kui ma näen, et nii mõttetu, et 0,00% on riigieelarve laekumine, aga samas ikka õigustava jalule seada. Mina paneks selle, et vajadusel, kui sult midagi võtta ei ole. Et vaata, see piir ongi ju nagu see, et kui sa sisse saad, siis sa hüvitad ju ühesõnaga sisuliselt kohtukulud teisele poolele. Aga siis võiks olla ka nagu see, et teeme uue instantsi, et kaotaja hüvitab nagu siis selle riigilõivu ka. Et teeme tagant järgi riigilõivu, mitte selle, ja ei, esmajoones sellega, et oma sissetulekutega, oma maise varaga, aga kui mõni mängib lolli, et tal maist vara ei ole ja läheb lihtsalt nagu laksima ja sõlmib mingit advokaadibüroodega kokkulepped, et õngitseme juhul kui võidame nagu, et siis jagame tulu, eks ole, siis tõesti, viimane nagu tagatisvara on neer. No hea küll. No tead. Jätame selle. Ei ole tead. Vaata, asi on ikka ju selles, et ikka õiglusest räägime. Sest vaata, see läheb nagu... neerudega kauplema hakkad juba, siis läheb asi väga käest ära, et jääme ikka raha juurde, see on täna käibevahend ja väga hea. Ei, aga vaata nüüd... Elundi doonorlus. Aga vaata... Ei, mul on sus kahju nagu nii. Mitte minust kahju. Kogu aeg on kahju. Ma saan aru, kui Andro Roos koos käinud, aga käis Andro Roos, kes esindab 5000 Tartu Hoiu-laenuühistu liiget. Nii. Meie pidime mingisuguse vennikese tralli kinni maksma. Selleks, et mingisugune vennike saaks pulli teha. Kas see on õiglane siis nende 5000 inimese suhtes? Ei, kindlasti mitte, aga siis see ongi see elamise risk, eks ole. Et elu ei olegi õiglane? Ei ole muidugi. Kust otsast see õiglus on? Ei olegi õiglane.
aga mina soovitan. Aga hakata kelleltki neeru ära kiskuma, no see, mõtleme ise seadusandlust, ärme, võtame mingi uue teema. Aga neeru annetada võid, müüa võid. No seda ilmselt siis omal vabaldahtel võib-olla tõesti kuidagi, aga ma ei tea, kui palju neid juhtumeid on. No olgu, jätame mõtlemiseks. Ega ma ei ole öelnud seda, et ma nüüd poliitikuna seda ettepanekut teen. Ma lihtsalt ei räägin, et mulle tuli siukene mõte. Et ennem kui Andro saaks sellise seaduse, siis enne kohtuminekut peavad kõik mõtlema. Sealt tekib kohe see, et kas neeru tervislik seisund üldse väärib pantimist. Kumb neer on paremini säilinud, parem või vasak neer. Sa võid teada, et sul on kehvas seisus neerud, sa lähed kohtusse. Ütleme siis, nii-öelda kaotad selle raha, sul pole. Ja siis saab see, kes võitis sind, saab kehvad neerud. Vaata, siis on jälle jama, siis sa pead jälle kompenseerima selle, et sa andsid mulle kehvad neerud. Ei, no vaata, mina tõin sulle lihtsalt välja alternatiivi. Ja ma saan aru, ma läksin ka nüüd huumorisse natukene, eks ole. Et põhimõtteliselt, et riigilõiv asendada millegi muuga, see pea olema ka neer, et ikkagi lõpuks räägime ikka algus maisest varast, et sa pead olema valmis vastutama selle eest, et sa lähed nagu teise peale kaebama. No mõneti vastutadki, et ega kui sa kohtus kaotad, siis sa ikkagi ju kohtukulud kannad ja kui sa neid ei kanna, siis kohtutäitur hakkabki sinu vara ühel hetkel võtma, et nii see ju käib. Ja, nii et selles plaanis on ju kõik korrelatsioonis. Aga kui midagi võtta ei ole? No küll alati on, vaata, kuidas öeldakse, et midagi on ikka võtta, et igal inimesel midagi kuskilt on. Et vaata, riik näeb ka täna ikkagi inimestes võimalust, et selle maksuplaaniga, no täna oli just Riigikogus ju suur debatt, siis Reinsalu kinkis mikroskoobi Michalile, Michal kinkis selle siis muidugi tagasi Reinsalule, aga see maksuralli küll koalitsiooni sõnul nagu nüüd lõpeb. Et uusi makse ei mõelda enam juurde, aga no ma olen ka pigem selles leeris, et kaugelt ei ole veel alustatudki. Et see on alles väga-väga teekonna algus. Kuule, ma Facebookis käisin välja selle mõtte, et me õpetame seda tänases saates, kuidas mitte raha raisata. Ja nüüd ma ootangi sinu soovitusi, et kuidas mitte raha raisata. Just riiklikust tasemest. Et kuidas riik enam ei kulutaks asjatud raha. Jah, sest vaata, küsimus on nagu selles. Mina olen ikka alati öelnud seda, kui ma olen seda riigi arengut vaadanud, et 30 aastat oleme olnud iseseisvad. See tähendab, 30 aastat oleme ehitanud iseseisvat riiki. 30 aastat oleme elu teinud paremaks. See peaks ju viima meid nagu selleni, et mingid asjad saavad valmis ja mingit asjade peale enam kulutada ei ole vaja ja mingid asjad hakkavad tagasi tooma. Järelikult maksukoormus peaks ju alla tulema. Kulutused peaks hakkama väiksemaks minema. Aga ei lähe ju. Aga me näeme, vaata, ongi selles, ma nüüd sinu käest küsingi, tähendab, kuidas nüüd me hakkame siis niimoodi tegema. Sest eelmine saade või oli ülemine, sa käisid väga hea idee välja. Sa tõid mind kainestades nagu maa peale, sa ütlesid seda, et nagu ma hakkasin rääkima, et see 100 miljonit, mis süku peale nagu kulutada, et kuhugile paremasse kohta panna. Aga sa ütlesid ilusti, et aga kas üldse peab kuhugile panema, et aga võib-olla jätame üldse mingid asjad ootele. Et ei tee järjest suuremaid eelarved, vaid teeme väiksema eelarve ja tõmbamegi kulud koomale, et ei teegi teatud tegevusi. Täna ju see aeg olekski õige. Õige aeg ongi käes niimoodi elada, ma leian. Et kui leibkond teenib vähem ühel hetkel, kas palka vähendatakse, keegi koondatakse, jääb töötuks, ega siis leibkond ikka enam priisata ei saa ja Egiptuse reise planeerida, eks ole, 3 kuu pärast kuhugile. Et arusaadavalt, muidugi praegu on kokkuhoiu. Aga see kokkuhoid lööb muidugi jälle SKP sassi, et see sisetarbimine, kui see nüüd ära kukub, ega väga suur osa ikkagi maksurahast tuleb ju sisetarbimisest Eestis. Eksport on ka väga oluline, aga see, kui sina ostad minu käest ja mina ostan sinu käest teisipidi midagi ringiga tagasi, see genereerib ka väga palju raha Eesti maksukassasse. Aga nüüd kui inimesed juba säästavadki, mina küll säästan, eks on mulle kasuks tulnud, olgem ausad. Otsest nüüd põhjust ei ole, aga ma olen hakanud tõepoolest rohkem tatart sööma, mul läheb nädalas umbes 2-3 kilo tatart. See loomulikult paistab ka välja minu kaunis välimuses, mis läheb aina kaunimaks. Aga samuti muna, tatar, kefir ja ausalt öeldes sellist nagu pekist liha või mingisugust hõrku delikatessi ma väga näiteks enam ei söö, aga see ei ole tingitud mitte nüüd rahanappusest, vaid see on lihtsalt võib-olla siis valmistumine raskemateks aegadeks. Aga kindlasti olen mina näiteks võtnud küll väga palju koomale oma mingisugust ma ei ole kunagi endale Boltiga koju toitu tellinud. Mina ei hakka tellima ka. Ma ei ole mitte kunagi sellist asja teinud. Arusaamatu, kuidas inimesed McDonaldsist Boltid rattaga käivad ja tassivad hamburgereid, eks ole, inimestele koju. 5 eurot või palju see maksab, arusaamatu. Väga ebaefektiivne tegevus. Ja siis me räägime rohelisest mõtlemisest, ära sõida autoga, aga tegelikult on ühesõnaga.
et noh, kus kohas kokku hoida, no ega noh, see, millest räägivad siin täna opositsioonipoliitikud, kui sa pead silmas riigi konteksti, noh, ega siis hoitakse valedelt asjadelt, ilmselgelt hoitakse valedelt no asjadelt. On üldse kärbitud, ma ei ole, midagi ei ole kärbitud. Noh, kuulda on ikka tuttavatelt, kes riigisektorist ja ministeeriumides töötavad, 3 inimest sellist on, et ikkagi listid on välja saadetud, et detsembriks on hiljemalt otsustatud, noh, per ministeerium näiteks seal ütleme 20 inimest koondada. Nimesid veel ei tea, aga siis detsembriks saavad teada. Et eks need kokkuhoiukohti ju tehakse, aga nagu opositsioon räägib, need on ikkagi suht naeruväärsed mõttetud. No kui 20 inimest selle pealt ei midagi kokku. Ei no see on ainult ministeerium, üks ministeerium, aga eks neid ole ju palju ja need ametkondi on veel. Noh, nüüd kultuuritegelased, need on ärganud, avastavad, et pagan raha ei tulegi juurde, pigem võetakse veel vähemaks toetusi. Noh, selle kohta üks opositsioonierakonna esimees ütlebki väga hästi, et noh, saite nüüd on ju. Te olete sõimanud seda EKRE-t, olete sõimanud Keskerakonda, foobideks ja milleks kõigeks. Nüüd siis sööge oma lemmiku poolt vastu võetud otsuseid nautige nüüd, kus teilt raha vähemaks võetakse. Et siis, kui oli aeg meid toetada, kes me ei oleks seda teinud, nagu täna tehakse, eks ole, maksuraha tõstnud ja toetusi vähemaks võtnud, et nüüd siis näksige oma vilja. Noh, ongi õige, et ikka jätkuvalt ma olen seisukohal, et ega me oleme ise süüdi selles, me rahvana oleme ise koondina süüdi ja väärime oma juhtena. Ja nüüd ongi paras aeg peksa saada. Ja siis, kui see peks on olnud selline kainenev, siis võib-olla tõesti on lootust, et järgmistel valimistel enam inimesed nii lolle valikuid ei tee. No. Et ma arvan, et Keskerakonda, ma arvan, et EKRE-t, Isamaad, noh, ehk võiks nagu usaldada praeguses koalitsioonis tulevikus rohkem. Ma olen sinuga nõus, sellepärast, et ma toon nüüd ühe isikliku kogemuse ka. No sa rääkisid näitlejatest. Aga minu korbikaaslane, kultuur laiemalt. Ja minu korbikaaslane on õpetajate eestseisja. Ma nime ei nimeta, ma ta reklaami ei tee. Kes saab guugeldada, ta on õpetajate eestseisja ja võitles siin õpetajate palga eest. Aga mulle järjest rohkem tundub, et võitles nagu. Sellepärast, et ma olen ka nagu Kristiina Kallase haridusministri mõnda postitust kommenteerinud, mis mulle on nagu eriti siukene vastuvõetamatu ja ebarealistlik tundunud. Ma võib-olla nendel praegu ei peatu, et mõned haridusküsimused on, et võib-olla vaatame hiljem, võib-olla teeme mõne muu saate sellest. Aga alati see haridustöötajate ja õpetajate eesseisja, ma näen, et ta laikib neid ebarealistlikke Kristiina Kallase postitusi ja alati paneb halvad näod nagu minu kommentaaridele. Ja kui ma nüüd vaatan nagu seda, et noh, kuidagi etendati nagu eelmine aasta õpetajate eest seismist, siis lepiti nagu mingisuguse tühise lubadusega. Lõpuks ministeerium lasi üle, noh selgitusega, et riigil ei ole ju raha. No riigil pole kunagi raha, noh see on vana jutt, kellelgi pole raha kunagi. No Kristiina Kallas... Ja see aasta ütles niimoodi, et noh, nüüd ei saa üldse nagu ja siis öeldud, no jah, nagu ei saa, siis no mis see liikus siis teha. No Kristiina Kallas ju tegelikult lubas lausa tagasi astuda, kui sügiseks seda kokkulepet ei sünni, mida nüüd ma saan aru, et ei sünnigi. No astume tagasi. No eks ta nüüd seda peab ise otsustama koalitsioonisiseselt, aga alles ta valiti ka uuesti ju esimeheks erakonnal E200, aga no need teemad on kõigile teada. Mis siis küsisid minu käest, mina teeksin, mida siis sina teeksid? See on palju suurem huvi. Sina potentsiaalne linnaga kandidaat järgmistel KOV-i valimistel Tartus ju võiksid olla. Et võib-olla saadki linnapeaks, mis see, noh, lubadusi on loll anda, aga pigem mõlgutad ehk niisama mõtteid, et lubada ei ole väga mõtet. Mina olen primitiivne oma väikeses teemade ringis, aga kindlasti on ka suuremaid mõtteid. Ma ütlen jah, suure väga olulise teemana, kuniks veel sõda pole alanud, ma pean silmas väga-väga tähtis on elanikkonna kaitse ehk vanasõnaga tsiviilkaitse, see Tartus puudub. See on üks teema, mis on minu linna. Aga räägi, mida sa tsiviilkaitses teeksid? Noh, see on jälle selline koht, kus pihta tuleks hakata ukrainlastega vestlemisest, kui tõenäoliselt seda juba riiklikul tasemel ministeeriumide aga rahval ei ole jagatud seda. Jaa, aga see ongi see häda, et võib-olla kui homme algaks sõda, siis me saaksime otsa. Seepärast meil pole isegi labidat, et kaaselanikku ruusudat välja kaevata või kirkatat. Vanasti nõukogude aeg oli selline, ma nüüd ei ülista seda, peab alati ütlema juurde, sest muidu hakatakse jälle mõtlema, ma ei tea mida. Mina ütlen küll, et ega nõukogude aeg oli päris hea aeg. Ei no seda ma kuulen nüüd aina rohkem, et seda inimesed, mitte nüüd vanem generatsioon, muide ma üks õhtu käisin pitsuga jalutamas raudtee silla pealt, kõndisin mina üle
ja raudteesilla alt läksid 2 noort, no tõenäoliselt esimese kursuse tudengid, poiss ja tüdruk läksid alt läbi ja poiss rääkis sotsialismist kui väga heast valitsemisvormist. Ja ma täitsa mõtlesin, et ma kappan järele ja nii-öelda laskun vestlusse, aga ei tahta. Sest vaata, aga seda kiidetakse aina rohkem. Ja siin on ka faktid nagu, et meie rahvaarv kasvas, eestlaste arv kasvas. Aga muide, enne, ütleme jah, siis esimese maailmasõja eel ja algusaegadel, nüüd ma just sain teada koolis, et ega tegelikult täpselt sama olukord kujunes nagu praegu. Sõjaeelne olukord esimese ilmasõja eel või esimestel hetkedel oli samasugune, kuhu me praegu liigume. Ehk et inflatsioon, kaupmehed, põllumehed said hinda tõsta, elanikkond jäi vaesemaks, devalveerus tugevasti raha ja väga paljud talupidajad said siis väidetavalt ära maksta oma võlad. Said võlgadest vabaks tänu sellele, et nad müüsid oma tooteid kallimalt. Täna on see sama tunne, et kaupmehed tegelikult on hinda ikkagi kergitanud ja kergitavad veel, seda mitte nii väga tingituna vajadusest, vaid pigem saamaimust. Kohati mulle tundub. Aga ma väidan, et võlast nad lahti ei saa ja tead miks? Täna nad mitte, jah. Sellepärast ei saa, et vanasti oli fikseeritud intress. Nad said fikseeritud laenata, aga täna mängitakse intressiga. No laenudega oli ka siis vist keerulisem. Jah, aga laenud oli fikseeritud küll vist toona tõesti rohkem. Aga see sama põllumajandus tabas, kuna tsaari armee võttis ju hobuseid ära mingi, ma ei tea, kas Eesti peale mingi 17 000 äkki hobust ja see tõttu jäi ka põld harimata, eeskätt saak koristamata, väga palju läks saaki raisku põldude peal. Järgmine aasta tabas jälle suur vihmasadu, nii et sealt tekkis kariloomadele toiduaine puudus, siis juba kariloomad, eks ole, arvukus vähenes, sealt juba tuli nälg ühiskonda, nii et tegelikult see sama mudel mulle tundub rakendub praegu ka. Võib-olla natuke variatsioon. Ainult, et peretalusid oli toona rohkem ja praegu ei ole üldse. Ja inimesed said hakkama tänu sellele, aga täna on ju linnastumine, tsiviilkaitse juurde tagasi minnes, meie kõige suurem oht ongi toit ja puhas vesi ja varje. Aga need, meil on vist esimestes saadetes lausa oli ju teemaks see, et Tartu linna lähistel või ükskõik millise suurema omavalitsuse lähistel võiksid olla tõepoolest juba varakult rajatud ka mingisugused ettenägelikult juba praegu võib-olla hakata vähemalt valmis vaatama või inimestega konsulteerima, et mil viisil endale seda toidulauda kindlustada. Muidugi, kui sõda algab veebruari keskpaigas, siis pole väga selles kasu, aga kui meid kohe ära ei tapeta, siis vähemasti maikuus võib-olla saab midagi istutama hakata. No jah. Aga seda plaani nagu ei ole. Kas ma Hitlerist võin ka rääkida? Muidugi võid, ta on ju ikkagi suur kuju. Saksa riigi juht olnud ikkagi. Ükskõik, kuidas halvustatakse. Aga vaata, Hitleri majandusprogramm, kus ta võimule tuli ja hakkas teostama seda, seisneski ju selles, kuidas ta tööpuuduse likvideeris ja see on ka, ütleme, riigikaitsega ja tsiviilkaitsega just seotud. Et ta tõmbas Saksa rahva august välja sellega, et hakkas ehitama eramaju, et ühesõnaga kodud, sakslaste viletsad elutingimused üles tõsta ja teistpidi andis tööd, ehk siis oma sakslased ehitasid ehitusbrigaadide koosseisus neid kodusid, ehk sisuliselt rahvas esitas ise endale kodud, sai tööd leiba. Selle kadus tööpuudus, tekkis lokaalne raharinglus ja tekkis ka vajadus, ütleme, kohalike materjalitööstuse järgi ja ühesõnaga saad aru. Tarbimine ja tootmine ja tarbimine mõlemad käsikäes. Aga tsiviilkaitsega oli see niipidi seotud, et vaata, täna räägitakse üürikorterite tegemisest, aga üürikorter ise on juba siukene, et eks seal on väljakäik selline, et kui elektrit ei ole, siis visuliselt ei käi see ka kakal ega pisil, et ilusti öelda, sest see ei tööta lihtsalt ja kütet ka ei ole, sest et see on ikkagi rohkem või vähemal määral täna seotud elektriga. Aga vaata, Hitleri programm oli ju see, et eramajad sisuliselt ja eramajad aiaga ja oli kohe pandud selle klausliga juurde, et kui on kriisisituatsioon, et aed on sellepärast vajalik, et oma juurik kasvatad oma pere tarbeks nagu ise. Et ei ole niimoodi nagu vaata, kui meil siin juhtub, et Annelinnad ja Lasnamäed ja asjad, need on ju kõige suuremad sisevaenlase allikad, mitte et need inimesed paha tuleksid, venkud või tiblad või mis iganes, kuidas neid nimetatakse, mitte sellepärast. Seal on eestlasi ka ja eks nad on, ja kõik on Eesti maalased, Eesti kodanikud valdavalt. Et selles ei ole mitte asi, et nad pahad inimesed tuleksid, aga lihtsalt neil on külm, nälg, ei saa pissida kakada ja see teed kurjaks ja iniminstinkti juurde kuulubki nagu see, et sa lähedki, otsid kohta, kus sa saad süüa, kus sa saad juua oma põhivajadused nagu ära rahuldada. Eks see maapiirkondadesse ümber kolimine on ju tõenäoline, aga vaata, kui see tekib, siis see tekib
niimoodi nagu. No tekibki, aga inimene kohaneb ja saab üldiselt hakkama, need linnad jäävad tühjaks loomulikult. Kortermajad on kõige suurem murekoht üldse. Aga vaata, tsiviilkaitse tähendabki tegelikult seda, et linnaehitus tuleb üldse ümber mõtestada. Tegelikult peab rohkem asi minema tõesti selle peale, et kui on kortermajad. Tegelikult mina eelistaksin nagu pikas plaanis ikkagi nagu eramajasid või paarismajas, kus on kaed juures nagu, eks ole. No. Aga tõesti tuleb minna, üks esimese asju tuleb minna tsiviilkaitse puhul selle peale, et on siis suured linna aiamaad. No ütleme, vähemasti on plaan välja töötatud, kuidas neid ruttu rajada, et ei teki seal mingisugused omandi küsimusi, linna ümbrus, nagu me nüüd Tartu Agro puhul teame, maad võetakse neil sisuliselt käest ära, eks väga võimalik, et lähevadki kinnisvara arendajate õlma alla. Aga jaa, see toit, vesi ja kütte kanalisatsioon on väga õige tähelepanek muide, et kui tekibki mingisugune rike selles süsteemis, mis siis saab, eks ole, kui ühest 9-korruselisest majast tuleb sealt mitukümmend leibkonda välja, kus on, eks ole, palju liikmeid, näiteks 3-4 pluss, et siis on kohe probleemid. Aga tõsi ta on, et ka mingisuguste ütleme siis plahvatuste tagajärjel tekkinud kahjude likvideerimisel meil puuduvad täna elementaarsed tööriistadki, eks. Et need varjekohad, mida hakati märkima suure urraaga siin aasta tagasi, korraks mingid märgid nüüd kuhugile pandi, aga sinna on see teema nüüd nagu sumbunud, et riik räägib küll ainult relvade ostmisest, aga nagu inimeste kaitsmisest enam ei ole mitte midagi. Et võib-olla siis tegelebki valitsus täna rohkem territoriaalse turvalisusega kui et elanikkonna turvalisusega, et muide jällegi, et tsaari esimeses maailmasõjas siis tsaar tõmbas Eestist ligemale 100 000 inimest püssi alla. No mitte ainult Eestist, aga ütleme ka Baltikumist jah, ja ka sealt Venemaa aladelt, aga Eestist läks väga suur hulk ja kui oli vabadussõda, siis riik tegi samuti kutse tulla nii-öelda ise armeesse, tuli ainult 800 inimest, oodati üle 20 000, tuli ainult 800 inimest. No see on ka loogiline, et inimesed tahtsid, eks ole, just olid sõjas koju tulnud, tahtsid põldu harida, majapidamine vajas tegemist ja naine ootas, aga kuidas täna on, ma ei tea, kus see inimene siin nagu hakkama saab, et kuivõrd väga, Mannerheim ikka kunagi ütles, umbes tsiteerin, et kui rahval on isu ja hea nii-öelda meel oma riiki kaitsta, siis saab riik hakkama, aga kui suur on see kaitsetahe täna? Et ise me tahame küll ellu jääda kõik oma pere eest ja niimoodi võidelda, aga kas püssi alla minejaid, kelledel on see vabatahtlikkuse nii-öelda võimalus, et kui palju neid on neid lojaalseid, et me siin aina lehest loeme, kuidas eestlased ostavad välismaale kinnisvara, tõenäoliselt kappabki väga suur osa minema siit. Et mis sellest lojaalsusest riigile lõpuks saab, eks. Aga tsiviilkaitse koha pealt meil ei ole mitte mingisugust garantiid täna, et täitsa halb olukord on, olen kindel. Nojah, ma ütlen sulle ausalt, lojaalsed, ma pean ennast nagu Eestile lojaalseks inimeseks, aga ma ütlesin eelmises saates, et Kaitseliitu ma ei astu. Et ma dekoratiivpatrioot ma nagu ei ole selles. Ma arvan muidugi, et kui see sõda tuleb nagu reaalselt, siis ikka lähed sa joostes sinna, kust on lootust nagu kuidagi pääseda ja haarad ka viimasest õlekõrest, mis võibki olla see sama kamp Kaitseliidu mehi, kes ütlevad, et tavai tahad ennast tule, siis jääd ellu. Absoluutselt. Jah, et eks seda olukorda täna kirjeldada ei olegi vist väga, ma arvan, mõtet, sest et see situatsioon loob ise need lahendused, pakub välja variandid, mida võtta või jätta siis. Ei, no ja see on ju ajaloos ka niimoodi olnud, et me rääksime siin ju Pitkast eelmine kord ja kes siis tegelikult, tema isegi käsutas oma pojad, teised püüdsid hoida nagu oma poegasid ja tütreid ja tema käsutas pojad nagu patrullima tänavale. Isegi haigena ja niimoodi, et võtad relva kätte ja lähed nagu, mis siis, et sa 16-aastane oled, lähed. No alaealisi võeti kõvasti vabadussõja kontekstis, haarati kõvasti. Aga no hästi, tänapäevased teemad, mis meil siis ausalt, mina enam, me oleme siin varasemalt rääkinud ja öelnud seda ühte sama korranud, et enam ei tunne väga huvi tõtt öelda, et selle saate tegemine muutubki aina keerulisemaks ja võib-olla ongi natukene mandunud minu nii-öelda vaatevinklist ennast nagu kirjeldades, et see Eesti elu ja see maailma elu ka, me pidime rääkima Donald Trumpi teisest mõrvakatsest, mäletad, mis esimese kohta meie arvamus ühtis, oli tõenäoliselt komejant, teise kohta üks päev oli mingi uudis, nüüd eile ka näidati ühte nägu, aga see on ka kõik, eks ole. Et Ameerika kontekstis on see tõenäoliselt üks show business, leiti mingi loll võib-olla tõesti nüüd seda puhku.
aga midagi ta ju ei teinudki tegelikult, tal lihtsalt oli kotis mingisuguseid tulirelva komponente ja tulirelv ka vist täitsa füüsiliselt see Kalašnikov oli, aga ühtegi pauku ju ei kõlanud ja tüüp on vahi all ja nüüd läheb siis menetlus lahti, et see on ühesõnaga Ameerikast ei viitsi ka rääkida, aga Eesti kontekstis tõepoolest sõna kontekst kordub nüüd juba, aga ei ole mitte midagi rabavat, minu jaoks enam ei ole siin mitte midagi põnevat toimus. Ei, no Eestis üldse ei ole. Ennustatav häda. Ennustatav häda, aga vaata, meie ülesanne siiski on nagu see, et ma ütlen, kui ma kuidagi Keskerakonnas nagu seda asja räägin ja väljapoole ka, Tartu Postimees nagu üldse minuga ei suhtle niimoodi ja võib-olla ma olen tola ja kloun. Sellele annavad võib-olla televaatajad või selle ajalugu annab nagu selgust, aga ma ütlen, et jätkuvalt minu eesmärk on, et Keskerakond võtab Tartu kohalikel valimistel üle poole kohtadest volikogus. Ja see on vajalik sellepärast, et see vaikelu ja see, ütleme, siukene vaata, ma siia vahel stagnatsioon ära lõpetada. Ma siia vahel ütlengi, et näiteks huvitaval kombel meie saadet kommenteeritakse ja meid kiidetakse otsekohesuse, aususe ja sellise jõuliste avalduste tegemise eest. Näis, see on võib-olla üks ainus põhjus, miks siin saates käimine on veel mingilgi viisil mõtestatud, aga lihtsalt need teemad ammenduvad. Loomus jääb, aga muidugi on strateegiliselt vajalik käia, kui soovid valimistele minna, siis ennast näidata, kõnelda, anda valijatele sellist initsiatiivi siis muidu peaks öeldakse, sina Madis Sütt ka kandideerisid, aga ma juba andsin Urmas Klaasi lääle ära. See on tõsi, et strateegiliselt kui poliitik siis loomulikult on avalik esinemine alati kasulik. Aga kui ta selle, mul on see esimese ilmasõja ja selleaegne teema ikka väga südamelähedane, et vaata siis Tõnisson, Päts käisid ringi, rääkisid, neil olid oma mingid väiksed väljaanded, Postimees ja Tallinnas, Harjumaa piirkonnas seal Põhja-Eestis nagu teine. Ei, nad oleks televisiooni ka teinud. Aga nad oleks ilmselt aga piisas sellest, mida nad tegid. Üpris väikesel määral, aga haritlaskond oli siin ja jõukam. Osa Eestist ettevõtjad ja põllumehed eeskätt siis olid siin nagu Lõuna-Eesti pool, Tallinnas sealpool olid nagu töölised, aga näed, suudeti ikkagi väga palju ära teha, mõtteid koguti ja asi toimus. Aga neil oli oma lehed, vaat selles asi ja vaata Hitler, ja see oli defitsiit tollal ikkagi ja Hitler, kui ta hakkas toimetama oma natsionaalsotsialistliku töölisparteiga, siis ta võttis õige kiiresti raadio oma kontrolli alla, mida peeti nagu mõttetuks asjaks Saksamaa, aga tegelikult oli vastupidi, oli väga oluline asi nagu. Telemeedia on ka loomulikult väga tähtis, et raadiost võib olla mõjusam. Nii et oota, lähme Trumpi juurde ja siis ma tahan tulla ikkagi nagu selle juurde, et kui sa oleksid Tartu planeeringute või mis iganes abilinnapea, aga kõigepealt Trumpist nagu, et aga kolmas tuleb ka nagu veel nüüd siis või? Ei jää tavaliselt. Ja vaata, ma tahan selle asja alt vaadata nagu seda, et ise ma vaatan nagu seda, ise algul mõtlesin, et see on nali, et ma olen ka nagu Trumpi follower nagu seal Facebookis ja hakkasin vaatama, et ühel päeval ikka tulevad koera ja kassi pildid ja siis mõtlesin, et keegi teeb pulli nagu, et kass on seal sildiga, et I vote for Trump ja cats for Trump and dogs for Trump. Siis ma mõtlesin, et see on mingi pull, et keegi jagab lihtsalt mingid meeme, aga nagu ma aru saan, Trump ise jagab kassi ja koera pilte, järelikult ongi nagu nii-öelda piss majas, nagu öeldakse. Seda ma olen ka öelnud, et meie valimispropaganda hakkab tõenäoliselt rohkem kasutama lisaks Nunnule Jüri Ratasele, kes tooliseljatugedega tüppab kuskile tsikli selga ja nii edasi, hakkavad meil ka varsti lemmikloomad tulema sisse. Need ikka rahvale meeldivad. Muidugi tulevad. Ja Reporteris omal ajal olid ja ilmselt ka praegu on näiteks, ma vahepõikena ütlen, kõige hinnatumad lood, head reitingud tulid just nunnudest looma ja loomudest, kus jääkaru kilpkonnaga koos jänes sõi. Nii, ja palun ärge kommenteerige head inimesed niipidi nagu seda, et meie oleme kuidagi Trumpi vastu ja kuidagi kritiseerime Trumpi. Ma lihtsalt räägin nagu seda, me räägime ausalt poliittehnoloogiast, see on poliittehnoloogia. Tulistamised, asjad, need on kõik poliittehnoloogia. Muidugi sa võid emotsionaalselt uskuda nagu seda, et vaata, kus on kangelased ja asjad. Ja me kuidagi ei tee nagu Trumpi maha ju selle asja juures, aga asi on ka selles, et kui me tahame nagu kuidagi seda Eesti rahvast ka nagu päästa, siis peaks kuidagi ausalt hakkama nendest asjadest nagu rääkima. Tartu linn tagasi. Nii. Oled planeeringute ja arengu abilinnapea, tuleb sinu juurde, ma arvan, et niimoodi see asi käib, ütleme siis kampekspert ja ütleme niimoodi, et Annelinna sild vajab nüüd renoveerimist ja 10 ringteed ja 100
siis lamavat politseinikku vajab rajamist, ekspertarvamus on siin, see läheb maksma nii palju, need on väga odav, praegu on õige aeg ära teha, intressid on all pankades, kirjuta nüüd siia alla ja mine võta nüüd see. Muidu on niimoodi, et inimesed sõidavad üle Annelinna sinna, saavad surma, liikluses saavad inimesed surma. No, mis sa teed? Ja ekspertarvamus lüüaks sulle letti nagu. No see on juba tehtud ja reaalsus on ju see, et me eelmine saade ka rääksime Anne kanali sillast. Aga mis ma teeksin, ma ütleksin, et mul on üks tähtis kõne veel, tulge natukese aja pärast ja siis kui nad välja läheb, keraks ukse lukku, ise põgeneks akna kaudu. Sellist allkirja ma kindlasti teeks, kui sa nüüd seda konkreetset situatsiooni kirjeldad. Et seda silda, mingit ütleme sellist dekoratiivset remonti võib ju teha, kui väga-väga vaja on, aga ma olen sellest eelmine kord juba rääkisin ka. Saatsin sulle suisa ju ühe lingi, kus mastiksiga saab selle prao täita hõlpsasti, selliseid materjale on täna olemas, väga vastupidavad ja tugevad, sellest me ka eelmine kord rääkisime, et kui vaid tahta, siis saab. Ja käsipuud ja mis seal kõik need piirded õigemini on, liivapritsid, mobiilsed on täna olemas, lastakse puhtaks, värvitakse ära, kõik need lahendused on olemas. Asfaldi asemel betoon peale, mida ma eelmine kord ka mainisin, mis ei ole nii ilmastikutundlik ja ei kulu. Naastrehvid võiks üldse minu meelest osalt keelata, sõna keelata üle hea, aga teha kuidagi suuremat kampaaniat lamellrehvidele. See naast lõhub ikka jubedalt ja mõttetu tekitab ka seda sama õhusaastet, kraabib, eks ole, seda pinnast lahti asfaldi ja kummipuru ja kõik see seguneb. Et ühesõnaga neid asju on ikka väga palju, näed, aga hanked on ausad nagu, mis tehakse või? Vaat ma ei tea, ma ei ole ju ise seal näppupidi sees ja mida ma kritiseerin asju, mida ma ei tunne. Räägitakse vahepeal, et on ebaõiglased, aga detailidesse ma ei ole ju kusagil saanud minna, ega ma ei tea seda. Aga ma seda küll julgen öelda, et kui sa nimetasid mind eelpool ametipositsioonile, et siis, et seda ma küll võin öelda, et kui minu juurde tuleb keegi ettevõtja, kes siis teeb niimoodi algatuseks ja üritab siis kuidagi saama hakata midagi, mis tegelikult ei ole seadusega kooskõlas, siis kindlasti see jutt jääb lühikeseks. See on küll tõsi. No mida ma sulle öelda võin, see on väga tubli, aga mida ma veel öelda võin on nagu see, et näiteks Mitte, et ma vabandust, pean täiendama, et ma arvaks, et praegu ei tehtaks. Et seda ma ei saa öelda. Et mina kinnisvara arenduse juures, konkreetselt Elva krundid, mida me oleme seal arendanud, nüüd on majad ilusti tulnud asjad, omal ajal läks 100 eurodega nagu mingisuguse veekanalisatsiooni joonise tegemine ühele krundile. Nüüd läheb tuhandetega. Ja see asi muutus nagu sellest ajast, kui tehti uued kvalifikatsiooni nõuded. Ma ei oska nüüd täpselt öelda, kuidas seda ametlikult nimetatakse. Ühesõnaga väga palju arhitekte kaotas oma litsentsi. Õpetama hakkasid need arhitekti töötamises kutsetunnistust andma nende kunagised õpilased vanadele allipäistele ja osad vanad allipäised lõidki käega, ütlesid, ma ei tegele. Ja see on selge nõudluse pakkumise vahekord, et arhitekti jäi vähemaks, need, kes viitsisid alles jäid, need tõssid hinda. Asja lahendus oleks nagu see, ma ütlen ka, et Lätist, Leedust, minu pärast Hispaaniast, kasutades Euroopa Liidu kaupade teenuste vaba liikumist, see teenus sisse tellida. Ainuke probleem on selles, et nad ei ole Eesti jurisdiktsioonis, Eesti ütleme tegevusloaga registreeritud ja ühe minusuguse väikse arendaja pärast nad ei hakka registreerima, aga ma ütlen, et üks võimalus kindlasti hankeid muuta odavamaks ongi nagu see, et muidugi öeldakse, et eelista eestimaist, aga kui kooritakse, ei saa nagu eelistada. Ongi nagu see, et Tartu linn on nagu piisavalt suur, et siis pakkuda ka abi nagu minu pärast kas või Hispaania, Saksamaa, Läti, Leedu, Soome arhitektidele ja ehitusettevõtjatele registreerida kohalikud numbrid. Seda saab ikka, et Soome firma ju kujundas Tartu bussiliikluse skeemi, et ikka saab teenuseid sisse osta, ei ole üldse probleem. Aga see on lokaalne mure. Euroopa majandus pigem. Kehv seiseks. Saksamaa majandus kukub, inimesed mässavad, märatsevad. Mis saab, ütlesin arhanduseksperdina, kui Saksamaa näiteks otsustab eurost loobuda, üldse Euroopa Liidust võib välja astuda. Brittide puhul peeti seda suureks hukuks sellele rahvale, astusid välja, pole neil häda midagi. See oleks suurepärane. Poola on sloti peal, jätkuvalt, siiamaani. Aga kui Saksamaa ka leevet tõmbab unionist, mis siis saab? Ma ei usu millegi. Aga see oleks suurepärane muidugi. Jaa, aga ma mõtlengi, et kui suure põntsuse paneb näiteks nendele inimestele, kelledel hoiused on täna eurodesse konverteeritud, et kui nüüd kunagi oli kroon, eks ole, margaga seotud 8 marka, vist oli üks Eesti kroon. Täna on 16
euri, eks. Aga nüüd, kui see matakas näiteks käik Saksamaa oletamine astub välja ja sul on hoiused kusagil, siis euroväärtus ju tõenäoliselt langeks poole võrra. Ei, seda küll, aga ma ütleme, eestlaste puhul ei näe nii suurt probleemi sellest, sest rohkem on eestlased võlgu pankadele. Nii et tegelikult eestlased tõõruksid käsi nagu sellega. Ja need, kes on laenu võtnud, need küll, aga ma räägin hoiustest. Aga need on nagu, ütleme niimoodi, superrikkad. Et ütleme... Üleöö see nagu nii juhtuni, et raha võimalik siis keerutada. Ma ei nutaks väga ausalt öeldes. Sest ega nõukogude aja lõpp oli ka midagi taolist. Lihtsalt see vahe on, et see võimaldaks nagu uut restarti. Ja uut restarti tegelikult oleks vaja nagu. Ja see paneks ka Eesti nagu ise hakkama saama. Sest ega olgem ausad, eks praegu nagu Saksamaa dotatsioonide peal see värk nagu kõik püsti püsib. No Euroopa suurriigid maksavad meie lasteaedade penoplastiga ülelöömist, jah? Siiamaani. Aga ütleme, et asi oleks selge, et ma ei arva nüüd seda, et Eesti ilma nende armuta hakkama ei saaks. Küsimus on lihtsalt selles, et see, mis meil Euroopa Liidus antakse toetusena, me teistpidi tarbime selle tagasi, me oleme sisuliselt Lääne-Euroopa prügimägi. Et võtame teisejärgulist toitu, eks siin sidrunid ja ühesõnaga kõik see põllumajanduskaup poodides on ikkagi viletsama kvaliteediga, kui ta on Lääne-Euroopas. Me tarbime Euroopa kasutatud autosid, tuuakse siia, et kui rohkem... Ja nüüd aina enam. Nii et me oleme nagu selles mõttes Lääne-Euroopa prügimägi, et me selle jaoks meid Euroopa Liitu vaja oligi. Et mina näiteks olla prügimägi ei taha, ma tahaks korralikku riiki ehitada. Aga nüüd, vabandust, nüüd jälle, ütleme, Euroopa Liit tahab laieneda, eks ole, Ukrainasse, ehk et kui Euroopa... Uus prügimägi, Jah, et kui Ukraina on seni saanud, nüüd anti isegi laenu neile 35 miljardit vist. Von der Leyen eraldas laenu. Mitte enam toetusraha, vaid laenu anti juba Ukrainale. See tähendab, et varsti on tehased kinni. Ei, siin on sidumine ja kõik, eks ole. Varsti on maavarad ära võetud. Et Ukraina ilmselt müübki ennast praegu Euroopale saba sulgedega maha, ehk et see sinu jutt läheb siit edasi, et kui meie oleme seni olnud need rahasaajad, ega me siis tasuta midagi ei saa. Nüüd hakkame meie Ukrainat üles ehitama. Ainult, et selle vahega, et me oleme paljaks tehtud, kui siin räägitakse, kümned sajad miljardid me Euroopa Liidust saanud oleme. Aga kui palju me tootmata oleme jätnud? Kui palju me oleme põllumajandustoodangut tegema, palju tööstustoodangut. Me oleme ainult võlga kasvatanud. Võlga oleme kasvatanud ja tehased, asjad oleme kinni pannud. Tootmine on ju maas. Inimesed ju ei tööta enam varsti siin Eestis, üldse ei ole mitte midagi teha. Nii et meile isegi ühest Ukraina liitumist oleks kasu, et oleks meil tööstused alles olnud, siis saaks me ise hakata oma toodangut nii-öelda lükkama ida poole, eks ole. Aga nüüd me oleme selles supis nagu koos selle Ukrainaga, et meil nagu midagi väga... Meie peame andma hakkama, erinevalt nendest, meie peame hakkama nüüd nagu tagasi maksma seda, mis me oleme Euroopas saanud, mingisuguste projektidega, ega siis see meie panus nüüd uude võimaliku liikmesriigi ülesehitamisse ju alles nüüd saab. See alles saabub, jah. Nii et me läheme veel vaeseks. Ehk et see sama nagu NATO on kohustuse pannud, eks ole, kui palju SKP-st läheb kaitsekulutustele, siis sama on ju ka... Täpselt ja ega tulles tagasi nüüd selle saate alguse juurde, ei saa olla maksufestivali lõpp. Vaid tulevad uued maksud. Tulevad kindlasti, jah. Sest Ukraina on vaja üles ehitada. Ja, ikka. Ja mitte ainult Ukraina, aga neid probleeme tekib veel. Probleeme tekib veel. Sest et üldine rahaline seis on ikkagi kogu Euroopas väga kehva. Kui autotööstused Saksamaal juba annavad saba sisuliselt, mis sealt enam minna on, et mis on see ekspordiartikkel, mitte ainult Eestil ei ole see mure, vaid see on kogu Euroopas. Väga suur mure. No aga ütleme niimoodi, millest sa näeksid väljapääsu? Me oleme halbadest asjadest rääkinud, räägime headest asjadest ka, et ütleme niimoodi, et see hullus saab läbi, sõda lõppeb ära ja ärge muretsega, ma ei ole mingisugune Venemaa komissar ja ma ei taha mingist kohtasid saada, aga ma ütlen seda, et see sõda on seal Ukrainas nagu tõesti mõttetu. Ukraina seda sõda ei saa sellistel kujul võita, sellepärast et kuskilt käis läbi see informatsioon, et vaata meie eraldasime 1,6 miljardit, kusjuures nüüd tuli täna uudis, et pool sellest ikkagi on järgmine aasta ja järgmine pool on alles 31. aastaks, nii et sõda, nii nagu Herrem ütles, toimub ikkagi mitte Venemaa pinnal, vaid Eesti pinnal, sest me ei saanud 1,6 miljardit järgmisse aastasse. See on ka oluline asi. Ja kui Venemaa paneb, kuskilt käis informatsioon läbi, et Venemaa investeerib sõtta 1 miljard eurot päevas. Ja kui meie paneme 1,6 miljardit 5 aasta peale, ütle, kuidas on võimalik seda sõda siis võita või kuidas on võimalik sõdida Venemaa pinnal. Kollektiivselt on selle märksõna. Et sa tahad öelda, et Ukraina, Eesti, Saksamaa, kõik lähevad Venemaa pinnale sõdima. Ei lähe muidugi. Siis tuleb tuumapomm. Ei see müdin ongi juba ja tuumadoktriini jälle Putin just eile oli vist uudis, et laseb jälle ümber hinnata ja Riigituuma jälle seda arutab. Et jah, siin jälle
julgeolekueksperdid itsitasid mõni päev tagasi, venelased katsetasid oma raketti, mis natukene ebaõnnestus ja juba levib jutt meedias, kuidas venelaste raketivõimekus on ju olematu, et nad ei saagi nüüd enam aatomrelva kasutada sellepärast, et üks rakett, ma ei tea, mitmest 100 näiteks võis kuidagi ebaõnnestuda testkatsel, et kui sellised sõnumeid meile ühiskonnale, nagu meie ühiskonnale ette kogu aeg antakse, see on valetamine, see on vastik rõve, selline vale lootuse ja kindlustunde tekitamine, mis maksabki just nimelt, lähme nüüd tagasi tsiviilkaitse juurde, siis see ongi see kõige ohtlikum, ühel hetkel see paganama litt ära käib ja Putinil tõesti üle viskab sellest jamast. Siis ongi ainult laivameri. Isegi kui meil, kus need õhusireenid on? Mäletad, oli suur kampaania, Ukraina sõda algas, siis käis, et nüüd tuleb panna sireenid ülesse. Rakveres vist testiti kusagi veel, aga Tartus ma ei küll kuulnud, et oleks testi tehtud. Et Tartus nagu üleval oleks. Täpselt nagu enne ma ütlesin, see varendite skeem projekt lõppes. Päästametile eraldati vist isegi 80 midagi pluss miljonit ja ühel hetkel see raha vist uuesti võeti ära Päästametit. Klaus sai veel sinna uueks juhiks siin Tartu mees ja see raha jälle kadus, nii et tegelikult tsiviilkaitse on absoluutselt välja üritatud. Aga veel kord, et sellise desinformatsiooni toitmine ühiskonda kogu aeg, see on ikka jama. Et see destabiliseerib ja pean silmas just seda, et inimestel tekib selline vale kindlustunne. Nii, okei, aga nüüd ütleme niimoodi, see hullus saab ükskord läbi. No ei saa. Ei, saab see hullus niimoodi läbi, et Euroopa Liit on kokku kukkunud. See tähendab, ma ei ole Euroopa vastane, ma olen Euroopa poolt just sellega, kui ma nii ütlen. Euroopa Liit kui USA filiaal on kokku kukkunud, et on rahvusriikide Euroopa. Euroopa püüab läbi oma rahvusriikide seista euroopalike huvide eest, mis tähendab seda, et oleks töökohad, tootmine, kaubandus, lokaalne raharinglus ja ka eksport siit Euroopast välja nagu Aasiasse ja Afrikasse ja Ameerikasse. Siuke tugev. Et ütleme, võetakse suund sellele. Nii, kust see Eesti uus algus peaks siis tulema? See tähendab ka seda, et Eestil on kaubavahetus nii ida kui läänega. Et ei ole niimoodi, et seal idas on lollid, et meie, mis siis, et nendel on maksevõimet ja vajadus meie kauba järgi. Sest vaata, asi on ju selles, et Eesti on ennast nagu käkiks teinud. Et ainukene turg, mis Eestil üldse olla saab. Ma ei räägi mitte sellepärast, ma mingit Putinit armastan, ma ei armasta Putinit. Aga vaata, asi on ju selles, et see kvaliteet, millega me toodame, ära tule mulle rääkima. Et me mingi Skype'i või asja teeme, see on 20 aasta tagune jutt ja see pole kunagi Eesti omaga olnud, eks ole. Et mis on see reaalne toode, mida tahab Lääne-Euroopa või Ameerika Ühendriigid siit importida? Fosforiit. No okei. Nüüd räägiti, fosforiidi puurimine algab see nädal juba. No aga see pole Eesti rahva huvides. Ei ole. Aga mis oleks nagu see artikkel, mis Eesti rahvast nagu välja ei suretaks, see eksportartikkel, mida läände eksportida. No ei ole, ja küll meie odav tööjõud, mis põlega enam nii odav, see oli kunagi, Skype oli kunagi, seda enam ei ole, midagi ei ole. Aga itta reaalselt läheks. Aga oma ainukese võimaliku turu me oleme sisuliselt ise läbi lõiganud ja öelnud, et meil pole seda vaja. No meie ei ole läbi lõiganud seda. Seda on öelda kahe riigi koostööna tehtud ikka. Eks ida poolt on ka tulnud seda panust päris tugevasti, et see suhe oleks selline, nagu see täna on Euroopaga, et mis seal salata, aga Putini ideoloogia oli ka Euraasia liit, eks, mida ta tahtis ja ma usun, et kui Ukraina oleks liitunud Euraasia liiduga näiteks, kõik need Usbekistanid ja need olid ju ka seal otsapidi jutuks, aga siis võib-olla poleks seda sõda ka niimoodi vallandunud, ei tea. Ukraina läks rohkem nagu nüüd lääne poolele üle, sealt see konflikt hakkas õõruma, et ega ilma Ukrainata ei ole ka Venemaa tugev, ilma Ukrainata ei ole ka Euroopa võib-olla nii väga tugev, et nagu sa küsid, et mida meie toodame, meie võime siin hakata vilja ja kartulit kasvatama, aga kui Ukraina toob oma vilja, vaata Poola põllumehed ja kes kõik Euroopas põllumehed hakkasid ju sisuliselt määratsema, eks siin pool aastat tagasi Ukraina odava vilja pärast. Et kui ütleme Ukraina nüüd Euroopa Liitu sisse saab ja vabad tollid ja kvoot on selline, et ta sisuliselt toidab ära ju pool maailma. Ongi Euroopa maailma viljaait on Ukraina. Et meil ei ole isegi enam nüüd seda põllumajandussaaduste perspektiivi, et nõukogude ajal inimesed käisid Leningradi turul, müüsid ühe autoga läksid, tulid 3 tagasi, piltlikult öeldes, eks. Et Venemaa oligi suur turg, et sinna saigi. Eestis toodetud või, liha, kõik erinevad muud juurikad olid ju väga kõrges hinnas, kvaliteet oli hea. Venelased seal ostsid, aga täna meil ei ole enam sellist võimalust, isegi kui sõda lõpeb,
mina ei näe, et Venemaa tahaks hakata meie käest ostma kartulit uuesti või vilja. No miks ta peaks, et Venemaal on endal maad küllalt. No mis me siis teeme? Viljakad mullad, jällegi tsaari ajal ka taheti siia venelasi sisse tuua asunikeks Balti-Saksa aadlike asemele. Aga venelased ei tahtnud siia tulla, sellepärast, et siin ei ole mullad nii viljakad. Näed, see oli üks põhjus. Pluss veel kultuuriline selline vastuolu. Aga näed, see räägibki sellest, et no mida meil siis pakkuda on. Venemaal oli lihtsalt üle venemaaline selline toiduainete nälg, no üldse ütleb, rahvamajandus oli suht kehvas seisus, sest kõik läks sõjatööstusesse, eks külm sõda nagu tingis seda. Et inimestel oligi süüa vähe, poed olid ju toiduainetest tühjad. Eesti jälle suutis oma, inimesed olid siin töökad usinad, nagu ikka eestlane on, suutis toota, jäi üle, viis ka Venemaale, eks. No meilt läksid ju siin Tartuski suured liharongid ju Venemaale sõitsid kõik, M-tähed suured peal, külmutusvagunid. Tartu lihakombinaat ainult sinna liha tootiski, oma rahval leti peal ei olnud liha. Aga seda ka enam täna ei taastekita, sellist majandusharu enam ei tule. Põllumajandus ja kõik see Venemaale huvi ei paku enam. Kõik on muutunud. Aga mida teha siis? Eesti perspektiiv nagu siin ikka vist ongi aina rohkem kõlanud, et kunagi oli, ma mäletan, IT-lahenduste perspektiiv väga suur, et Eesti on IT- ja nutiriik ja me viime ID-kaardi tarkvara igale poole maailma. See on juba asiaadist IT-poiste poolt ammu üle programmeeritud ja kaugelt juba mööda mindud. Ja kõikidel on oma digiallkirjad olemas, tõsi, mitte sellised absoluutselt. See on ka juba läinud rong, täpselt nagu soomlastel see Nokia oli kunagi, kui hakkasid nutitelefonid tulema, siis soomlane ka midagi proovis, aga sinna see jäi, nii et teeme Eesti Nokia, see on ka nüüd tänaseks lõppenud versioon, et ega nüüd ongi ainult kaevandame seda fosforiiti siis, et täidame riigieelarvet sellega kuidagi, püüame stabiliseerida, aga eestlasele tõepoolest ma ei näe ühtegi sellist väga potentsiaalset väljavaadet, et ekspordiks ainult läheb see mets, kas see on siis palkmajana või graanulitena, millena iganes, seda metsa kasvab ajas loomulikult tagasi, aga see ei ole see, mis nagu rikkaks teeb, eks ole, tervet riiki. See mingisuguse grupi metsaomanikke teeb rikkaks. Aga kas peabki kasvule olema orienteeritud? Minu visioon ongi näiteks see, et miks me ei või tagasi minna peretalude juurde ja lihtsa elu juurde. Lihtsa elu Eesti. Aga see on jälle natukene raske, sellepärast, et kui inimene on harjunud sõitma uue Mercedesega, siis ta ei lähe sul sinna vagude vahele lihtsalt Eesti elu enam viljelema kõblaga kartult rohima, eks ta ei tee seda. Ego tuleb alla tõmmata. Kes see tõmbab sul, keegi ei tõmba. Kui on võimalus mersu jaoks, siis ta seda kindlasti teeb. Aga kas teie tõmbate head televaatajad? Kui ta võimalust enam mersu jaoks ei ole, siis ta läheb ära siit Eestist. See ongi see kõige suurem mure. Eestlased on siit läinud juba aastakümnete jooksul, eks ole, põhjanaabrite juurde tööle. Nüüd juba inimesed mitte ainult ei lähe tööle sinna Soome, vaid nüüd nad juba kolivad Lõuna-Euroopasse elama, sest et nad viskavadki käega sellele elule, mis siin on. Sest vaata nüüd, võtta kogu see 2025 1. jaanuar, mina ärkan ilmselt tugeva peavaluga, aga alkoholi ma ei joo, aga peavalu on see, et kohe tuleb maksamatilt teade, et maksa automaksud ära, autoteemaksud, neid päris palju seoses hobiga, nii et sealt hakkab see tugev pohmell, eks ole, et mille eest sa maksad lõpuks, nii et eestlane ilmselt pigem tõmbabki siit varsti minema, nii palju, kõik müüaks oma vara maha, kui veel saab ja minnakse ära. Ma millegipärast näen seda, et iive on meil nagunii maas, meie lastele pensionimaksjaid enam ei ole, see põlvkond on praegu juba kahanemas. Meie lapsed meile veel maksavad võib-olla, aga meie lastele enam seda maksjat praegu ei sünni, eks ole, sünd on nullis sisuliselt. Ja see on väga ärev hetk. Muidugi ka esimese ilmasõja kontekstis täpselt sama asi ka eelpool nimetatud põhjustele, miks elu oli kehva, ka oli see, et mehed said otsa ja olid sõjas ja ka iive käis maha. Sõja olukord see ikkagi meil on praegu. Ja ma toon selle ka, et ikkagi katk ja põhjasõda, siis oli eestlaste arv ju alla 100 000. Aga me ikkagi 200 aastaga sisuliselt kasvasime. Meil käis ikka valutajad, kes olid väga seksuaalselt kõrget laetud. See selleks, aga eks iga rahva juures on niimoodi, et ega ei ole kuskil niimoodi puhtad rahvad, et need on nüüd puhtad sakslased. See selleks jah, et meie rahvastik siiski tõusis. Rahvastik on nagu see, kes ta on ja kultuur on ikkagi Eesti kultuur ja niipidi, mis seal vahet on, kes siia juurde on poogitud. Aga ma ütlen, et asi peab ikkagi meeleparanduse juurde viima. Näiteks ma pean sulle ütlema, et ma isiklikult olen oma elustandard kokku tõmmanud. Mina rääksin enam tatarpudrust, kuidas sina oled seda teinud? Mina elan väiksema pinna peal ja ma ei leia nagu seda, et üldse inimene suure pinna peal peab elama, et mina elan väga kokkuhoidlikult.
ma söögi peale ka, no ütleme niimoodi, et kuna ma ikkagi lapsevanem olen, et siis ma pean lapse huvisid arvestama ja niimoodi, et teen sooja toitu ja ühesõnaga tegelikult mul juba tütar nii suur, et ta teeb ise, teeb juba isale nagu ja mul on selle üle nagu hea meel ja ütleme, aitab mind ka siin põllumajandustegevuste juures, et ka natuke töökasvatust, mul on selle üle tõesti hea meel. Aga noh, kui ei oleks mul nagu lapsevanema rolli, siis ma tõesti võib-olla söökski, noh, minu hommikusöök ongi lihtne, me tütrega sööme, ma söön toortatraputru, panen kefiiri peale ja ongi kõik, siis teen smuutit ka natukene. Nii et eestlased hakkake nüüd harjutama ennast, mina söön muide kaerahelbed rosinaga segu, soevesi peale seisab ja oi on maitsev. No tõesti. Ega isegi keetma, et elektrit kulutada, nii et ei pea ju oma kõhtu orjama. Ei. No, ega see nüüd oleks juhtunud ka siis, kui elu oleks läinud sellisena, nagu see oli võib-olla aasta aega tagasi. Aga vaata, ennem sa küsisid, et mida teeks Tartus ja nii edasi, et raha on selleks kõigeks tarvis, et midagi üldse teha. Aga nüüd meenutame lihtsalt, lähme aastasse 2008-2007, Ansip oli meil peaminister. Siis ju ka opositsioon täpselt samamoodi ütles, et võtame laenu, ehitame selle Tartu maantee valmis, teeme kõik need muud projektid ära, mis vaja oli. Siis peeti ka laenu kalliks, mäletad, et põhiargument oli see, et järeltulevatele põlvedele me ei tohi pärandada laenukohustust. Ma ütlen sulle, selle oleks toona võtnud nüüd talentjärgi tarkusega. Nüüd on küsimus, et mida me tänast kirjeldades, ütleme 7 või 10 aasta pärast räägime. Täna on ka võib-olla laenuvõtmine veel soodsam kui 10 aasta pärast, mis on ilmselge. Aga oleks vaata toona võtnud, täna oleks lasteaiad, koolid, kõik teevõrgustik, infra tervikuna. No mis sa selle infraga teinud oleks? Ma riskin väga ebapopulaarne olla, aga mis sa selle 4-realise teega teinud oleks? No täna ma sõidan Tallinn-Tartu vahet, siis 4-realine ikka väga hea. Turvalisi. Ikka on mõnus küll, jah. Avariisid on ka vähemaks jäänud. Küll aga on ikka keeruline, et jah, küll, see on nii pisidetail, ma hakka sellest rääkima. Natukene 4-realine on ka vähe, aga Eesti oludesse piisab sellest küll, aga muidu on 2 sõidusuunda ühes ka natukene tekitab probleeme mingitel hetkedel, aga see selleks. Aga no, ühesõnaga 2008 oleks võinud laenu teha, oleks täna kõik valmis. Ikkagi. Oleks laen ka makstud juba suure tõenäosusega. Ja uuesti remontima hakata. No sõltub, milline oli ehituskvaliteet siis või olnuks. Et need asjad, mis on tehtud, toona siiski need ikka täna ka kestavad paljuski. Kõik ei ole päris ära lagunenud. Kõik ei ole lagunenud. Aga Eestis võiks küll olla see trend, et rohkem lamellrehvide peale nüüd, eks ole, hooaeg saabub. Naastrehve ärge oske nii palju, proovige ikka lamellidega sõita, eriti need inimesed, kes linnas peamiselt sõidavad, siin ei ole naastrehve väga suurt tarvis. Ja kui paks lumi maha tuleb, siis ega naastrehvist seal kasu ei ole. Naast töötab ikka ainult jää peal, et seal lumi on lamelliga väga hästi sõidetale, lumine tee. Et aga no jah, selline see saade vist täna jälle sai. Ega tõesti, selle Eesti elu kirjeldamiseks enam ei ole sõnu. et päris ausalt, et mind enam ei köida see, uudiseid väga lugeda ei taha, kui rahandusminister ka küsimusele, kuidas selle rahaga nüüd meil on, ütleb arrogantselt, et ma ei viitsi praegu väga rääkida sellest, minu tõlgendus jälle ei ole päris täpne tema lause ehitus, aga mida sa siin arutad või mida see muudab, et me võime tarbutamas ja kraaksumas käia, aga jäme ots on täna ikkagi väikse kamba meeste käes ja selle tööstuste ja kõige, mida sa ütlesid, see ongi võib-olla ikkagi taktika ka, et seda tööstusharu üritatakse nii, kas on see mäetööstus või mis iganes, ikkagi üritatakse välja suretada ja tõenäoliselt ühel hetkel ka neid rolle hakata lihtsalt ümber mängima, et võib-olla kõik need suurettevõtjad täna lihtsalt on sellest poliitilisest huvigrupist nagu väljas, need, kes täna võimul on, tahavad nagu oma semmudele, täpselt nagu tuuleparkide puhul räägitakse, et isegi Infotari juhid, eks ole, ütlevad, et see riigipoolne toetusmeede 100 miljonid ja pealegi, eks ole, veel suuremad numbrid perspektiivis üle miljardi võib-olla isegi, mis on toetused ette nähtud ettevõtjatele, kes teevad meretuuleparke ja kõik, kes on need ettevõtjad, eks ole, et kaude ei saa süüdistada nüüd, aga tundmus jääb ikkagi, et mingid Leedu ettevõtted, aga kes on siis tegelikult seal Leedus selle ettevõtte eesotsas või kes on need varjatud isikud, et see läheb nii hoomamatuks ja nii kaugele, et mina lihtsalt näen seda, et pigem ikkagi seda raha keerutatakse kuskil oma semudele. Muidugi. Aga lihtne inimene sellest jälle nagu aru ei viitsi väga saada ja võib-olla ka mina ei saa sellest õigesti aru, aga
kogu see selline valulik meie rahva rahakoti tapmine tekitab lihtsalt, mida sa teed? Aga ma ütlen, analüüsima peab. Vaata, küsimus on nagu selles, et tegelikult vajaka jääb ka meie saate vaatajate aktiivsus. Ma ütlen sulle ausalt. Ja tead, millest ta vajaka jääb? No aga ta ongi eestlane. Ta jääb vajaka selle pärast, et ta kuulab, vaatab. Ja paljud ju kiidavad meid, eks ole. No. Aga seda kiitust, seda me patta ei pane. Ja me ei tahagi patta panna. Meil oleks vaja nagu seda, et see saade ja see analüüs, mitte ainult meie saade, vaid ka ütleme väga paljud teised saated, kus siin tehakse väga häid analüüsi on, eks ole. Et vaatajad jagaksid seda. Ja jagada tuleb just vaenlase leeri. See tähendab seda, et nende tänased tõsiusklike leeri. Palun saatke meilid nagu, saatke iga vaataja, kellele meeldib saade, pane meil vastasele naabrimehele, et ühesõnaga, ta ka mõtlema hakkaks nagu. Aga ta ei hakka, ma räägin, et see varem kui öeldud saadetes, et see reaalne tegevus, aktiviteet võib tekkida ainult siis, kui nüüd 1. jaanuarist hakkavad saama inimesed Maksuametilt makseteatist ja teine variant, kui tuleb tõesti reaalselt verine sõda, mis hakkab inimeste, aju tööle panevat, aga mis nüüd saab, eks. Et siis hakkab see eestlane liigutama. Ikkagi orja rahvas on ja jääb selleks, Meiesuguseid lolle, kes käivad ja üritavad seda rahvamassi kuidagi käima tõmmata, on, aga jääb väheks, protsentuaalselt ikkagi vähe. Et eestlane, sa ju näed Toompeal kõik need meeleavaldused, mida opositsioon on kokku kutsunud siin läbi aastate, palju sinna tuleb inimesi kohale. See eelpool mainitud õpetajate streik, et mis seal oli? Mis seal oli? Seal ei olnud ju mitte... ja pärast, kui ma lähen tütre arengu vestlusele, siis see õpetaja, klassijuhataja ütlebki nagu siin Tartu koolis, et ikka seda automaksu on vaja ja ikka on seda vaja ja seda maksutõusu ja Reformierakond on päris hea. See vastus sinu küsimusele, kõik on hästi. Nii et jah, siin on pigem vaja ära oodata see valus piitsahopp inimeste pihta, nende endi pihta, siis nad ehk hakkavad mõtlema, et aga niisama selliste saadetega seda on ju näha, nagu sa ütled, neid saateid on väga mitmeid, kas on midagi muutunud? Siin meie pingutame, väga paljud EKRE ridades pingutavad, eks ole, saateid on häid ja räägitakse sisukalt, vaatajaskond on seal ikka väga suur, eks ole, 10 000 peale. Aga 10 000 on ka veel vähe, sellepärast, kui sa mõtled, et 1 000 000 inimest, mis see 10 000 on? Ja, 1 000 000 inimest, nende hulgas on ka, ütleme, lapsed ja kõik sellised inimesed, kes võib-olla ei vali ja ei huvitu poliitikust ja neid, ma kardan, hakkab ka aina vähemaks jääma. Et vanurid surevad ära varsti, sest et kõik läheb kallimaks ja neil lihtsalt, nemad ei jõua tatart ka enam osta varsti, ma arvan. Ja ega inimesed ongi, ma ütlen, tegelikult on hästi pealiskaudsed ja ka lollid, et vaata, kui lõpetuseks võib-olla öelda, et Oiulaja nühistu asja, ma olen 18 aastat teinud Oiulaja nühistut, ausalt ja niimoodi, et püüdnud reaalselt üles ehitada nagu hea peremees, nagu kõike. Nagu me siin rääkisime, et teed tuleks ikka ehitada niimoodi, et 50 aastaks ja see remontima ei pea nagu ja ma olen püüdnud ühistut ka niimoodi nagu teha. Ja siis vaata, olete kuulnud eelmine suvi või üle, millal see nagu oli, et kus see üks Maksim Sorokin ajas kõlava nimega Eesti Arengu Oiulaja. Nüüd ta prokuratuuriga kokku lepib. Ja nüüd siis tehti näiliselt nagu mingisugune artikkel ka nagu sellest ja justkui hakatakse nagu kokku võtma mingi kriminaalasja. Kuigi mina arvan, et seal on oma joped lihtsalt öelnud poisile, et kuule, et aja kotti ja teeme ühe näidispoomise nagu, eks ole, et pärast lepime kokku, nüüd lepitaksegi kokku siin. Ja siis kuulsin kontorist täna, et helistati, et üks murelik inimene, et ega Tartu Oiulaja nühistu ei ole selle Eesti arenguga seotud. Et ongi nagu see, et sa oled 18 aastat toimetanud, saateid teinud, ma olen nagu rahvakeelus tohui ja rääkinud nagu sellest Oiulaja nühistu asjast ja oma liikmetena. Ja siis keegi ajab Andru Roosi segamini mingisuguse õnnekütt Maksim Sorokiniga, et siis tekib küll nagu siuke tunne, et aga milleks siis nagu või millest sa hea inimene üldse aru saad nagu, et sa viid Maksim Sorokinile raha, sa viid Kristen Michalile raha, sa viid ütled, aga Venemaa ründab ju mul sa räägid siin endast, räägid minust, et kuidagi inimesed ei jõua kohale. Räägime valimistest, see sama Reformierakonna korduv aina uus ja uus valimine, Tartu on ka tegelikult võlaorjuses, olgem ausad, aga sellest suurt ei räägita, see ei lähe jälle korda mitte kellelegi. Tartul on tohutu võlg, üle 50 miljoni, aga mis selle raha, kus see võlg on kujunenud, eks ole, et see on mingi Tartu 2024 geiparaadi introle läks 1 000 000 eurot, eks ole, linna eelarvest, jumal, et selliseid asju ei tohi teha lihtsalt ja mitte sellepärast, et seksuaalvähemused on või midagi, vaid üle üldse. See on jumala mõttetu. Selliseid asju ei tohi teha ja kui neid tehakse, siis need inimesed ei tee õigesti ja ongi kõik punkt. Nii, aga miks te inimesed valite
Reformierakonda. Ei no eks nad valivad ikka sellepärast, et harjunud on niimoodi. Et ja no las nad valivad. Võib-olla nüüd ikkagi esimeses stuudios oli ka see Martin Helme viimati ütleski, et aga võt nüüd söögegi ja nautige seda vilja, mis te olete valinud ja kasvatanud. Ongi võib-olla õige, noh peab ühinema selle mõttekäiguga. Ja muide jah, ma olen tagasisidet ka kuulnud, et me pidime ropendama siin saates. Ei ole. Pidi väga halb saade olema, et me ütleme roppusid sõnasid. Ei. Aga tegelikult tulebki öelda, et söögegi seda sitta, mida te ise kokku olete keetnud. Seda ütles nüüd Andro. Jah, ropendaski. Eks me vahepeal oleme teravakeelega ka, aga ei taha küll kedagi isiklikult solvata. Ka mitte praegu, kindlasti. No, aga kuidas sa nimetad siis seda situatsiooni ongi? No nüüd me peamegi oma selle otsuse ära kannatama. No, olemegi teinud vale ostnud endale auto, mis ei õigusta. Ja ongi halb auto. Me oleme väga sita riigi ehitanud. See ei ole ropendamine, see ongi fakt nagu. Vaata, noh, kui sa tõesti tood välja... See on nagu maja, eks ole, vundament on kehv, siis on see ülejäänud maja... No on, jah, aga vaata, öelda kehv selle kohta on asja ilustamine, sest vaata tõesti, kui sa räägid seda, et Tartul on 50 miljonit laenu ja ainuüksi mingi gei introle kulutatakse 1/50 sellest. No, absoluutselt. Et kui saaks nagu tagasi maksta, intressi maksmisest nagu lõpuks loobuda. Ja siis tahetakse samas veel arutatakse täitsa tõsimeelse 20 miljonit ühe sillaremondi peale. No. Siis vaata, see ei ole mitte kehv. See ei ole kehv, see ongi sitt. See ongi... No see on ikka paha juhtimine. See on väga halb asi. See on paha juhtimine. Ja neid projekte, kuhu tahetakse arulagedalt summasid lükata on veel ja veel ja veel. Et väikse Tartu linna eelarvega, jah, sellise kohaliku omavalitsuse jaoks käib üle jõu. Tegelikult oleks 1 või 2 aastaga võimalik see laen tagasi maksta ja loobuda pankadele intresside maksmisest ja selle arvelt tõsta tartlaste elukvaliteedi, et meil ei lähe enam intressikulu, kui loobuda väga halbadest valikutest. Noh, kokku saab hoida. Selles ma olen kindel. No aga lõpetame täna. Lõpetame ära. Aitäh teile ja näeme jälle. Kõike kaunist.